ma võtan selle väärika noormehe oma pojaks, Lucius Claudius Nero. Enne kui temast sai üks tuntumaid Rooma keisreid, oli Nero kõigepealt laps, kes kasvas üles võimuvõitluste keskel. Perekonnas, kus ta üles kasvas, polnud keisri sugulaseks olemine piisav, et olla turvaline. Selle asemel võisid sa oma nime ja trooniga seotud sidemete tõttu ise sihtmärgiks sattuda. Nero sündis 15. detsembril 1537 aastal Antiumi linna rannikul, mis on nüüd osa Itaaliast. Tema päris nimi oli Lucius Domitius Ahelobarbus. Tema ema oli Agrippina noorem, kes oli keiser Caligula õde. Ta oli ka Rooma esimese keisri Augustuse lapselaps. Seetõttu kuulus Nero Julio Claudiuse dünastiasse, võimsasse perekonda, kes valitses Rooma impeeriumi aastaid. Kuid tema lapsepõlv ei olnud rahulik. Nero oli vaid 2-aastane, kui Caligula süüdistas tema ema Agrippinat vandenõus tema trooni ülevõtmiseks. Pole selge, kui tõsi see süüdistus oli, kuid teda karistati kohe. Tema vara võeti ära ja ta saadeti väikesele saarele pagendusse. Nero jäi ilma emata. Mõne kuu pärast suri ka tema isa. Nero oli siis alles 3-aastane. Tema osa isa varandusest võeti samuti ära Caligula valitsuse ajal. Olles pärit ühest Rooma mõjukaimast perekonnast, sai temast äkitselt laps, kes sõltus täielikult oma tädist. Rooma ajaloolase Suetoniuse sõnul olid esimesed 2 ebatavalist õpetajat, kes Nero eest hoolitsesid ja teda õpetasid, pantsija ja juuksur. Rooma ajal suhtusid rikkad perekonnad esinejatesse halvustavalt. Seega näitab see lugu, kui palju Nero staatus langes pärast seda, kui tema ema pagendati. Kuid oluline on meeles pidada, et paljud üksikasjad Nero elu kohta kirjutati ajaloolaste poolt alles pärast tema surma. Enamik neist olid seotud inimestega, kes vihkasid tema valitsust. Seega ei tohiks kõiki hirmutavaid lugusid tema kohta kohe täieliku tõena võtta. On selge, et Nero kasvas üles maailmas, mis oli täis hirmu ja reetmist. Tema onu Caligula sai keisriks aastal 37 perikrostulda. Alguses olid paljud tema valitsemise üle rõõmsad. Ta oli ka kuulsa kindrali Germanicuse poeg, seetõttu usaldasid teda nii sõdurid kui ka tavalised roomlased. Kuid aja jooksul tekkis tal üha rohkem vaenlasi. Teda süüdistati julmuses, tormakuses ja kahtlustamises. Kui ta kedagi vaenlaseks pidas, võis see inimene kaotada oma positsiooni, varanduse või isegi elu. Isegi tema enda õed-vennad ei pääsenud tema vihast. Seetõttu ei olnud Nero loor iga talle kaitseks. Kuna ta oli keisri lähedane sugulane ja tema veres voolas Augustuse veri, võidi teda samuti pidada võimalikuks ohuks troonile. Kõik muutus alles 24. jaanuaril 41 aastal Peegrastal. Kui Caligula kõndis mööda teed Palatini mäe lähedal, ründasid teda pretoriaanide kaardiväe liikmed. See oli eriline sõjaväeüksus, mis pidi tegelikult keisrit kaitsma. Teda pussitati korduvalt, kuni ta suri. Ta peti ka tema naise ja väikese lapse, et ei jääks ühtegi otsest pärijat, kes võiks kätte maksta või võimu nõuda. Ta oli tol ajal vaid 4-aastane. Pärast Caligula surma ja Agrippina paguluse lõppu sai ta Rooma naasta ning olla taas koos oma pojaga. Nerole tagastati ka suur osa varandusest, mis temalt ära võeti, kuid see ei tähendanud, et nende elu oleks muutunud rahulikuks. Uueks keisriks sai Claudius, Agrippina onu ja tema isa vend. Noor Nero ei teadnud veel, et see muutus viib ta kogu Rooma impeeriumi kõige võimsamale positsioonile lähemale. Lapsest, kes oli peaaegu kaotanud oma nime, perekonna ja varanduse, hakatakse teda tasapisi troonile ette valmistama. Ja inimene, kes teeb kõik, et ta sinna troonile panna, ei ole keegi muu kui tema enda ema. Nüüd pärast Caligula surma kuulutas pretoriaanide kaardivägi Claudiuse uueks keisriks. Ta on Agrippina onu ja Nero vanavanaisa abielu kaudu. Täpsemalt öeldes on ta Agrippina isa vend. Üks esimesi asju, mida Claudius tegi, oli Agrippina pagulusest koju tagasi kutsuda. Lõpuks sai Agrippina taas oma pojaga kokku. Neile tagastati ka suur osa varandusest ja seisusest, mis Caligula ajal kaduma läks. Kuid Agrippina teadis, et nende saatus võib taas muutuda. Ta oli juba kogenud, kuidas võib keisri otsuse tõttu kaotada raha, perekonna ja vabaduse. Seetõttu hakkas ta Roomas endale ise sidemeid looma. Ta abiellus rikka Rooma ametniku Gaius Sallustius Passienus Crispusega.
kui viimane suri, läks suur osa tema varandusest Agrippinale. Mõned iidsed kirjanikud väidavad, et Agrippina kas mürgitas või tappis oma abikaasa, et saada tema vara endale. Kuid pole piisavalt tõendeid, et seda tegelikult juhtuluks pidada. Võimalik, et see on vaid osa lugudest, mis loodi selleks, et kujutada teda ahne ja ohtlikuna. Selge on see, et temast sai rikas ja võimas naine. Aastal 48 BGR tappis Claudius oma naise Misaalina pärast seda, kui ta süüdistas teda reetmises ja vandenõus keisri vastu. Claudius jäi ilma naiseta, samal ajal kui tema poeg Britannicus oli veel noor. Siin nägi Agrippina võimalus tuua Nero troonile lähemale. Aastal 49 BGR abiellus Claudius oma enda vennatütre Agrippinaga. Roomas ei olnud selline abielu tavaline. Senapilt oli vaja isegi seaduse muudatuse heakskiitu, et seda lubada. Me ei tea täpselt, mis oli Claudiuse tegelik põhjus. Võimalik, et ta soovis ühendada oma perekonna 2 haru. Agrippina nimi oli samuti väga mõjukas, sest ta oli kuulsa kindrali Germanicuse tütar ja otsene sugulane Augustusega. Agrippina jaoks oli abiellumisest selge kasu. Varem pagendatud naisest sai temast keisri abikaasa. Ja mis kõige tähtsam, ta sai tuua Nero võimule lähemale. Aastal 50 Pircrissel adopteeris Claudius ametlikult Agrippina poja. Sellest ajast alates tunti endist Lucius Domitius Ahenobarbust kui Nero Claudius Caesarit. See polnud lihtsalt nimevahetus. Adopteerimise tõttu sai Nero keisri seaduslikuks pojaks ning ta oli ka vanem kui Britannicus, Claudiuse enda lihane poeg. Seetõttu hakati Nerot nägema kui tugevamat kandidaati järgmise keisri kohale. Talle hakati järk-järgult andma tiitleid ja vastutust. Teda esitleti avalikkusele kui noort meest, keda valmistati ette valitsema. Tema nägu ilmus müntidele, ta osales tähtsatel tseremooniatel ning teda tutvustati Rooma sõduritele ja poliitilistele juhtidele. Agrippina palkas ka oma pojale andekaid õpetajaid. Üks neist oli Seneca, tuntud kirjanik ja filosoof. Teine oli Sextus Afranius Purus, kellest sai pretoriaanide kaardiväe juht. Nende abiga õppis Nero avalikku esinemist, seadusi ja valitsemisviise. Nerole meeldisid ka muusika, teater ja kaarikuvõistlused. Need huvid ei olnud iseenesest halvad, kuid kõrged Rooma ametnikud suhtusid esinejatesse halvustavalt. Nende arvates peaks tulevane keiser keskenduma rohkem sõjaväele, seadustele ja valitsemisele. On ka vanu lugusid, mis kirjeldavad Nerot kui ärahellitatud ja raskesti kontrollitavat last tema kasvamise ajal. Kuid enamik neist lugudest kirjutati alles pärast seda, kui tema maine oli juba halb. Seetõttu pole lihtne teada, mis on tõsi ja mis on liialdatud. Aastal 53 BGR abiellus Nero Claudia Octaviaga, kes oli Claudiuse ja Messalina tütar. See oli poliitiline abielu. Armastus polnud peamine põhjus. See oli selleks, et tugevdada Nero sidet keisri perekonnaga. Aga enne nende abiellumist pidi Octavia abielluma noormehega nimega Lucius Junius Silanus. Silanust süüdistati lubamatus suhtes omaenda õega ja ta eemaldati ametikohalt. Paljud ajaloolased usuvad, et süüdistus esitati selleks, et ta kõrvaldada ja asendada Neroga. Silanus sooritas enesetapu samal päeval, kui Claudius ja Agrippina abiellusid. Vaid mõne aastaga oli Nero hoolikalt troonipärijate etteotsa seatud. Ta oli nüüd seaduslikult keisri poeg. Ta oli abiellus keisri tütre või pojaga. Tal oli tähtsate ametnike ja pretoriaanide kaardiväe toetus. Samal ajal jäi Britannicus tagaplaanile, kuigi tema oli Claudiuse tõeline poeg. Ta oli Nerost noorem ja tal polnud veel piisavat vanust, et saada samu poliitilisi tiitleid ja toetust. Kuid kui Britannicus lähenes vanusele, mil ta võiks valitsuses suuremat rolli mängida, võisid plaanid järgmise keisri osas muutuda. Ja 13. oktoobril 1354 aastal suri Claudius ootamatult. Vanaaajaloolaste Taciituse, Suetoniuse ja Cassius Dio sõnul. Võimalik, et ta mürgitati seente abil ning selle plaani taga oli Agrippina või Mano. Kuid need lood kirjutati üles aastaid pärast sündmust ning nende detailid on erinevad. Seetõttu ei saa me kindlalt öelda, et Claudius tapeti. Võimalik on ka see, et ta suri haiguse või loomulike põhjuste tõttu. Mis iganes oli tegelik põhjus, kõik oli Nero jaoks valmis. Kui kogu Rooma polnud veel teadlik, et keiser on surnud, veendus Agrippina esmalt, et palee oleks tema kontrolli all. Seejärel viidi Nero pretoriaanide kaardiväe ette, kus sõdurid võtsid ta vastu kui uue juhi.
60-aastaselt sai noormehest, kes kunagi oli kaotanud oma ema, varanduse ja kaitse, kõige võimsama impeeriumi keiser oma ajastul. Kuid uue keisri selja taga seisis endiselt inimene, kes oli kavandanud peaaegu iga sammu tema tõusul. Agrippina. Ja Nero valitsemise alguses oli selge, et võimu ei tahtnud haarata mitte ainult poeg. Siiski oli Britannicus tõeline Claudiuse poeg. Aga ta oli alles 13-aastane ja teda ei peetud veel piisavalt vanaks, et valitseda. Nero oli seevastu 16-aastane ja teda oli juba ammu avalikkusele tutvustatud kui järgmist keisrit. 16-aastaselt sai Nerost Rooma ainus keiser. Ta oli noorim, kes Rooma impeeriumit selle ajani valitses, kuid oma valitsemise esimestel kuudel ei olnud ta veel täielikult vaba. Agrippina mõju oli endiselt tugev. Seda võib näha Nero valitsemise algusaegadel vermitud mintidel, kus ema ja poja näod on kõrvuti. See oli selge sõnum, et võim palees ei kuulunud ainult Nerole. Valitsuses olid samuti Seneca ja Purus. Nemad aitasid noort keisrit tema esimestes otsustes. Alguses oli Nero valitsemine ettevaatlik. Ta lubas austada senatit ega sekku kõigisse valitsuse juhtumitesse ja otsustesse. Tema nõunikud püüdsid samuti korruptsiooni vastu võidelda ja peatada mõningaid kuritarvitavaid maksukogujaid. Seetõttu jäi paljudele roomlastele uuest keisrist esialgu hea mulje. Kuid väide, et ta keelas täielikult surmaluhtluse, gladiaatorite võitlused või kõik vägivaldsed etendused ei ole õige. Sellised tegevused jätkusid ka tema valitsemisajal. Selgem on see, et tema nõuandjad püüdsid teda näidata varasematest keisritest leebema ja rahumeelsemana. Kuigi valitsus nägi väljaspoolt hea välja, käis palees sees tugev võimuvõitlus. Agrippina soovis, et tema poeg jätkaks tema kuulamist ja järgimist. Kuid mida vanemaks Nero sai, seda enam tundis ta, et ei pea enam jääma oma ema võimu alla. Nende tülid muutusid sagedasemaks. Agrippinale ei meeldinud Nero suhe endise orjaga, kelle nimi oli Acte. Tema arvates võis see rikkuda kõik plaanid, mille ta oli nende pere jaoks teinud. Kuid selle asemel, et tema kuulata, eemaldus Nero temast veelgi. Mõned Agrippina teenijad eemaldati paleest. Ta kaotas ka oma isiklikud ihukaitsjad ja tema roll valitsuses vähenes järk-järgult. Selle tõttu öeldakse, et Agrippina lähenes taas Britannicusele. Võimalik, et ta kasutas keiser Claudiuse noort poega Nero hoiatamiseks. Kui teda ei kuulata, võib ta toetada kedagi teist, kellel on õigus troonile. See oleks Nero jaoks ohtlik. Kuigi Britannicus ei olnud veel õiges vanuses, oli ta endise keisri tõeline poeg. Nero vastased võisid teda kasutada uue juhina. Veebruaris aastal 55 pärast Kristust suri Britannicus ootamatult, kui ta sõi koos keisri perega. Tema 14 sünnipäevani oli jäänud vaid üks päev. Vanaalikate kohaselt mürgitati ta Nero käsul. Väidetavalt tehti tema jook kõigepealt kuumaks ja seejärel lisati sellele külma vett koos mürgiga. Kuid nagu paljude paleega seotud lugude puhul ei ole meil enam võimalust täpselt kinnitada, mis tegelikult juhtus. Väidetavalt ütles Nero, et Britannicus tabas lihtsalt tema varasem haigushoog. Võimalik, et poiss oli tõesti haige. Kuid kuna ta suri ajal, mil ta oleks võinud saada poliitiliseks ohuks, usuvad paljud ajaloolased, et tõenäoliselt lasi Nero ta tappa. Pärast Britannicuse surma ei olnud Claudiusel enam ühtegi poega, kes oleks saanud keisrit ohustada. Kuid Nero probleemid Agrippinaga ei olnud sellega veel lõppenud. Ta ajas oma ema keiserlikust paleest välja ja paigutas ta eraldi majja Rooma keskusest väljapoole. Teda ei pandud vangi, kuid oli selge, et tal ei olnud enam endist võimu. Siiski jäi Agrippina endiselt tuntuks ja mõjukaks. Ta oli Hermanikuse tütar, Caligula õde, Claudiuse laine ja praeguse keisri ema. Kuni ta oli elus, oli võimalus, et Nero vaenlased kasutavad teda ära. Aastal 59 Pekrahistil otsustas Nero ta lõplikult kõrvaldada. Vanaaajaloolaste sõnul kutsus ta oma ema pidusöögile Napoli lahe lähedale. Kui Agrippina koju läks, pandi ta paati, mis oli väidetavalt tehtud nii, et see laguneks merel olles. Väidetavalt andis osa paadist järele, kuid Agrippina pääses ja jõudis kaldale. Vanaaja allikad erinevad paadi disaini ja selle poolest, kuidas Agrippina põgeneda suutis. Kuid üldiselt arvatakse, et esimene plaan ebaõnnestus ja seejärel saatis Nero oma mehed teda tapma. 59. aasta märtsis Pekreta tapeti Agrippina tema kodus.
ühes dramaatilises loos öeldakse, et ta osutas oma kõhule ja käskis sinna relvaga lüüa või torgata, sest sealt oli ta Nero sünnitanud. Aga me ei tea, kas ta tegelikult ütles seda. On võimalik, et see lause lisati lihtsalt selleks, et muuta lugu dramaatilisemaks. Pärast tapmist teatas valitsus, et Agrippina olevat kavandanud vandenõu keisri elu vastu. Tema tapmist esitleti kui Nero enesekaitset. Aga paljude roomlaste jaoks oli lihtne tõde selge. Keiser lasi tappa oma enda ema. Nero valitsus ei kukkunud siiski kohe kokku. Senat ja sõjavägi saatsid talle isegi toetussõnumeid. See näitab, et Rooma poliitikas oli mõnikord olulisem keisriga läbi saada ja oma nahka päästa, kui tõde otsida. Samal ajal muutus Nero veelgi vabamaks. Agrippina polnud enam kohal, et teda takistada. Tema kõrval olid endiselt Seneca ja Purus, aga nende võime keisrit kontrollida nõrgenes samuti järk-järgult. Nero pühendas rohkem aega asjadele, mis talle meeldisid. Talle meeldis laulda, lüüra mängida, luuletusi kirjutada, näidelda ja kaarikuvõistlustel osaleda. Meie ajal on täiesti normaalne, et liidril on huvi muusika ja spordi vastu, kuid Rooma eliit nägi seda hoopis teisiti. Nende jaoks pidi keiser näitama väärikust, distsipliini ja jõudu. Näitlejate, lauljate ja kaarikusõitjate staatus oli nende ühiskonnas madal. Seetõttu, kui Nero hakkas avalikkuse ees esinema, pidasid paljud senaatorid seda keisriameti häbiks. See ei tähenda, et kõik teda vihkasid. Mõned tavalised kodanikud eelistasid teda, sest ta korraldas avalikke etendusi, mänge ja andis abi raskel ajal. Tal oli tugev toetus ka mõnes Ida-Rooma impeeriumi piirkonnas, kus Kreeka muusika, teater ja spordivõistlused olid rohkem aktsepteeritud. Siit on näha, miks Nero kohta on erinevad mälestused. Paljude rikaste senaatorite jaoks oli ta keiser, kellel puudus austus traditsioonide vastu. Mõne tavalise roomlase jaoks oli ta noor valitseja, kes oli meelelahutusele ja tavainimese elule lähemal. Enamik tema kohta kirjutatud ajaloost pärineb kõrgemast ühiskonnakihist. Seetõttu tuleb iga lugu võtta ettevaatlikult ega tohi seda pidada täpseks tõeks. Siiski ei kustuta seega tema valitsusega seotud tapmisi. 62 aastal PKS-e suri Purrus. Pole selge, kas see oli haiguse tõttu või mõnel muul põhjusel. Pärast seda kadus veel üks tähtis inimene, kes takistas Nero valesid otsuseid. Seneca eemaldus samuti järk-järgult valitsusest. Samal aastal lahutas Nero Claudia Octaviast. Nende kokkulepitud abielu polnud juba ammu õnnelik. Neil polnud ka lapsi. Samal ajal oli Nero lähedane Poppaea Sabinaga, rikka ja mõjuka naisega, keda ta tahtis endale naiseks võtta. Octaviat süüdistati viljatuses ja abielu rikkumises. Alguses süüdistati teda väidetavas suhtes ühe orjaga, kuid paljud usuvad, et need süüdistused olid välja mõeldud, et Nerol oleks põhjust ta eemaldada. Octavia saadeti pagendusse. Kui uudis levis, hakkasid Rooma elanikud protesteerima. Nad armastasid Octaviat, sest ta oli vaikne, keiser Claudiuse tütar ja endise keiserliku perekonna seaduslik sümbol. Vahepeal levisid kuulujutud, et teda võidakse keisrinnana tagasi tuua. Inimesed lõhkusid isegi mõned Poppaea kujud ja taas kaunistati Octavia pilte. Nerole see ei meeldinud. Mõne päeva pärast süüdistati Octaviat taas abielu rikkumises. Ta saadeti Pandateria saarele pagendusse ja tapeti 62 aasta juunis Peegristun. Ta oli vaid 21-aastane. Pärast seda abiellus Nero Poppaeaga. Neil sündis tütar, kuid laps suri vaid mõne kuu pärast. See tegi keisri väga kurvaks. Vähem kui 8 aastaga troonil olid Britannicus, Agrippina ja Octavia surnud. Me võime vaielda selle üle, kui palju värvikaid lugusid Nero kohta on liialdatud. Aga need 3 surma näitavad selgelt muutust tema valitsemises. Alguses olid tal nõuandjad, kes piirasid tema võimu. Nüüd pole peaaegu kedagi enam alles, kes julgeks talle ei öelda. Ja 64. aasta juuli 18. päeva ööl algas katastroof, mis jääb Nero nimega igaveseks seotuks Rooma hävinguga. Hiiglaslik tulekahju levis Circus Maximuse ümbrusest. Vaid mõne tunniga neelas see endasse linna poed, majad ja kitsad tänavad. Aga enne kui süüdistada Nerot, tuleb vastata ühele olulisele küsimusele. Kus tegelikult viibis keiser, kui tuli algas? Tegelikult ei vasta tõele kuulus lugu, et Nero mängis pilli, kui Rooma põles. Ta ei viibinud linnas, kui tuli algas. Ajaloolase Takituse sõnul tuli ta tagasi ja aitas päästetöödel.
ta avas mõned kohad kodutuks jäänutele, jagas toitu ja lasi ehitada ajutisi elamuid. Pärast tulekahju laiendati ka tänavaid ja uued hooned ehitati tugevamatest materjalidest. Kuid Nero maine sai siiski kahjustada, sest ta lasi tulekahjus kannatada saanud maale ehitada tohutu suure palee. Seda nimetati Domus Aurea ehk kuldmajaks. Selle tõttu levis kuulujutt, et just tema ise süütas Rooma, et saada palee jaoks maad. Selle kohta pole kindlaid tõendeid, kuid paljud uskusid seda, sest nad olid tema priiskamise peale juba vihased. Et endalt süüd ära võtta, karistas Nero Roomas väikest kristlaste gruppi. Takituse sõnul söödeti mõned metsikutele loomadele ja mõned põletati elusalt. Täpset hukkulute arvu ei teata, kuid on selge, et karistus oli julm. Pärast seda kasvasid valitsuse kulud veelgi Rooma ülesehitamise, palee rajamise ja kallite avalike etenduste korraldamise tõttu. Maksud tõusid ja senaatorite ning rikaste perekondade viha kasvas. Aastal 65 P. Kreiser paljastati Pisoni vandenõu, mille eesmärk oli Nero tappa ja ta välja vahetada. Paljud inimesed arreteeriti, tapeti või kästi neil endal elu lõpetada. Nende seas oli ka Seneca, Nero endine õpetaja ja nõuandja. Pole selge, kas ta tegelikult plaanis osales. Samal ajal suri ka tema naine Poppaella Sabina. Mõnede iidsete allikate kohaselt lõi Nero teda jalgadega, kui ta oli rase. Kuid on ka võimalik, et ta suri rasedusega seotud tüsistuste tõttu. Tõde pole kindlalt teada. Pärast seda sai Nero lähedaseks ühe vabanenud orjaga, kelle nimi oli Sporus. Allikate kohaselt lasi ta Sporuse kastreerida ja abiellus temaga tseremoonial. See ajas Rooma eliidi veelgi rohkem vihale, sest nende arvates ei austanud Nero enam keisri positsiooni. Aastal 66 Pex Creisu läks Nero Kreekasse. Ta osales laulmis, näitlemis ja kaarikuvõistlustel. Teda kuulutati alati võitjaks, isegi kui ta mõnikord ei lõpetanud võistlust korralikult. On selge, et ükski kohtunik ei tahtnud keisrile öelda, et ta kaotas. Kreekas võeti ta rõõmuga vastu, sest talle meeldis nende kultuur. Kuid Roomas hakati teda üha enam pidama valitsejaks, keda huvitab rohkem esinemine kui valitsemine. Kui saabus 68 aasta P-Greer, algas mäss. Kaljas tõusis üles Caius Julius Vindex ja ta toetas Kalbat, Hispaania ühe osa kuberneri. Vindex sai lüüa, kuid toetus Kalbale levis siiski edasi. Hiljem jätsid Nero maha pretoriaani kaart, senat ja paljud sõdurid. Kui Nero nägi, et keegi ei taha enam tema eest võidelda, põgeles ta Roomast. Ta peitus ühe vabaniku nimega Faon majja. Samal ajal kuulutati ta riigivaenlaseks. See tähendas, et teda võis nüüd vahistada ja tappa. Lõpuks 9. juunil meie ajaarvamise järgi, kui sõdurid lähenesid, aitas tema vabanik Epafroditos tal endale noaga kaela lüüa. Nero oli vaid 30-aastane. Tema surmaga lõppes Julio Claudiuse dünastia, perekond, mis sai alguse Augustusest. Kuid Roomas ei saabunud rahu. Ühe aasta jooksul vahetus võimul 4 keisrit. Aastat 69 P-kaar tuntakse kui 4 keisri aastat. See näitas, et probleemiks polnud ainult Nero. Roomal polnud ka selget viisi uue valitseja valimiseks. Ka inimeste arvamused Nero kohta olid erinevad. Paljud senaatorid ja ajaloolased vihkasid teda tema luksusliku elu, tapmiste ja kahtustava loomuse tõttu. Kuid mõned tavalised kodanikud ja idaprovintside inimesed jätkasid tema toetamist avalike etenduste ja abi tõttu, mida ta pärast tulekahju andis. Seega on võimalik, et mõned lood tema kohta on tema vaenlaste poolt liialdatud, kuid see ei kustuta olulisi sündmusi. Tema valitsemise ajal surid Britannicus, Agrippina ja Octavia. Kristlasi piinati ja palju inimesi tapeti pärast vandenõud tema vastu. Nero tõeline probleem ei olnud ainult see, et ta sai keisriks noores eas. Kui tema võim kasvas, kadusid järk-järgult ka inimesed, kes suutsid teda ohjeldada. Ja kui ta lõpuks täielikult kontrolli kaotas, jättis ta Rooma lõhestatuks, hirmuluks ja taas trooni pärast võitlema. Ja lisal veel ühe asja enne, kui lõpetame. Takituse sõnul lasi ta mõned kristlased metsikutele loomadele söödaks anda ja mõned põletati elusalt. Täpne hukkulute arv pole teada, kuid selge on see, et karistus oli julm. See tagakiusamine on üks põhjusi, miks Nero sai kristlikus traditsioonis kurjuse sümboliks. On ka teadlasi, kes seostavad teda ilmutusraamatus oleva numbriga 666. Kui nimi Nero Caesar kirjutada teatud heebrea tähtedega ja igale tähele anda vastav number, võib ogusummaks tulla 666.